Eestis elab tuhandeid üksinda elavaid eakaid, kes vajavad seltsilist ja abi kodustes toimingutes. Est-Care'i koduhooldus koondab kõik vajaliku alates toidu toomisest kuni isiku hoolduseni. Est-Care ja sinu lähedane on hoitud. Vaata täpsemalt kodulehelt estcare.ee. Est-Care'i podcast Tervisetasku. Tere, head Tervisetasku vaatajad! Tänases saates räägime teemast, mis võib-olla pigem hea meelega pistaks pead liiva alla. Mehed, tervis, uriinipidamatus ja sidemed ei ole võib-olla teema, mida mehed saunalaval üksteisega jagaks. Täna on tulnud meiega siia TENA töötajad, et jagada meiega erinevat informatsiooni ja lugusid. Tere Liina, tere Daisy! Tere! Tere! Alustame kohe algusest. Siin on ka taustal keerulisi sõnu. Tavaliselt oleme võib-olla harjunud kuulma sõna pidamatus, aga üha rohkem kasutatakse inkontinentsus selle sõna kohta. Mida see tähendab? Inkontinentsus on siis tegelikult tahtele allumatu uriinipidamatus. Et olenevalt siis kas mõnest tilgast, juba suurem probleem, kõik ta läheb nii-öelda koondnimetuse alla inkontinentsus. Uriinipidamatus. Mis selle põhilised sellised tekkepõhjused võivad olla? Et kui me siin täna ju räägime ka, et see ei ole üldse eaga kaasnev teema, vaid see on üha rohkem ka nooremate meeste seas, kuna me täna räägime just meeste pidamatuse teemal, et mis on need peamised põhjused? Ma ütleks, et võib-olla meeste puhul on peamised põhjused just eesnäärme suurenemine, kindlasti üks levinud põhjused, millega kaasneb siis pidamatuse riski tõus, aga ka näiteks eesnäärme operatsioonide järgselt vaagnapõhjalihaste nõrgenemine. Lisaks erinevad põletikud, mis võivad seda pidamatust tekitada, ja ka erinevad neurodegeneratiivsed häired, mis puhul siis ka väga noortel meestel võib pidamatus tekkida. Tahad sa äkki midagi lisada? Tegelikult täpselt nii see ongi, just. Et kas see natuke sarnane sellega, et kui naistel näiteks võib raseduse või sünnitusjärgselt tekkida need vaagnapõhjalihaste lõtvumine, et siis samalaadselt võib ka meestel? Absoluutselt, ja vaagnapõhjalihased ja nende tugevus on üks kõige olulisem tegur, mis mõjutab siis pidamatust. Mida tugevamad on vaagnapõhjalihased, seda väiksem tõenäosus on pidamatuseks. Kui mees nüüd läheb jõusaali ja teeb seal erinevatele õlgadele, käed, tuharad, reied, kas saab ka kuidagi neid lihaseid treenida? Jaa, absoluutselt. Et samamoodi nagu naised teavad kõik, et vaagnapõhjalihased on, siis mehed nii-öelda unustatakse tihtipeale selles osas ära üleüldse. Aga meestel on täpselt samamoodi vaagnapõhjalihased ja täpselt samamoodi tuleks igapäevaselt treenida vaagnapõhjalihaseid, et probleeme ära hoida ja nii-öelda säilitada oma aktiivne eluviis ja kõik sellised asjad. Et siin tuleb ka märkida seda, et kui naistel, ütleme, on igal üle 35-aastasel juba iga kolmandal teataval määral mingi probleem pidamatusega sünnitusjärgselt või nii edasi, siis meestel on üle 40-stel iga 4. mingigi. Ta ei pruugi olla ja jääda, aga siiski juba, et kui me mõtleme 40-aastane mees on ju noor mees, eks ole, ja iga 4. et siis tuleb sellele tähelepanu pöörata ja juba 20-ndates, 30-ndates eluaastates mõeldagi, et keha on treenitud. Kaasa arvatud vaagnapõhjalihased. Tavapäraselt, kui me kuuleme sõna vaagen, siis me seostame seda automaatselt just läbi raseduse ja sünnituse naisega. Mõni mees võib-olla mõtleb, et üldse see ei ole temaga seotud, et tema kehas sellist kohta ei ole, eks? Just. Et eriti see vaagnapõhjalihaste treenimine, et seda hästi palju kirjutatakse ja jagatakse just naistega seonduvalt. Ja tegelikult on neid treeningharjutusi nii meestele kui naistele YouTube'is kätte saadav tena.ee kodulehel, et leiab nii meestele kui naistele vaagnapõhjalihaste harjutused, et kui esialgu on raske nii-öelda ise ei teagi, sa ei leiagi üles nii naised kui mehed, et tegelikult sa pead väga mõtestatult ja teadlikult, et näiteks need, kes tegelevad jooga, meditatsiooniga, nendel on see kehatüvi nii-öelda juba toonuses kõik, et neil on lihtsam, aga see, kui sa oled
nii-öelda tava-Eesti mees, siis sa pead ikkagi väga teadlikult üles leidma oma need lihased, et selleks on abi tegelikult tänapäeval olemas, et mine tena.ee lehele ja sealt leiad ka. Ja selleks ei pea minema jõusaali, et neid harjutusi teha, et seda saab kodus voodis diivani peal telekat vaadates teha, et selles mõttes selleks ei pea ekstra trenni minema. Ilmtingimata. Kui naistele on nüüd loodud ja on erinevad tooted näiteks, millega neid lihaseid treenida, kas meeste jaoks on ka midagi sellist? Ekstra tooted ei ole, aga väga kindlad nipid on, kuidas neid üles leida, et keegiliharjutused ja nii edasi, et ei ole mingit imevõtit, mida, et seda nüüd hakkan kasutama ja ise midagi tegema ei pea, kui ainult seda kasutan ja nii kohe töötabki asi, on ju. Tegelikult ei, et ikkagi kuldvõtmekest ei ole, on vaja tegutseda ja treenida ja teadvustada, et kus mul miski asi asub ja kõik viidad on selleks olemas, nii et Okei, kui on selline nüüd, nagu sa alguses ütlesidki, Liina, et on võib-olla mõni tilk, eks ju, vahepeal selline mingi emotsionaalse asjaga seotud või suurema pingutusega seotud pidamatus on ju, aga mis hetkel nendest harjutustest ei piisa, et peaks ikkagi minema pöörduma arsti juurde või sellele peaks olema mingi ravi, et see ei läheks, kas ei süveneks või ei läheks hullemaks või sellega ei kaasneks järgmise probleemid nii-öelda? No mina ütleks, et ongi, kui sa tunned, et sul sellest mõnest tilgast, kui sul aevastades, köhides, midagi tõstes, eks ju tuleb mõni tilk, siis esimene asi on need harjutused ja ka pidamatustooted, aga kui sa tunned, et sealt läheb probleem suuremaks, siis igal juhul ja ka ennetavalt alati võib arsti juurde minna, et me siinkohal jälle seda ei väsi kordamast, et kontrollis tasub alati käia ja minna meeste arsti juurde, mida varem, seda parem. Et jah. Kas mehed julgevad sellest rääkida, kui nad lähevad, et juba see arsti juurde minek on nende jaoks väga suur samm ja mõnikord võib-olla ongi see, et juba see kontrolli minek on juba väga suur samm edasi, et aga võib-olla sellest ei julget rääkida. Kas arst näeb seda, saab ta kuidagi aru sellest ise ka näiteks, et see probleem võib olla ja ise sellest rääkida mehega? No arsti pädevuses ma arvan, et neil on lihtsalt nii palju kogemusi, et nad teavad, milliste terviseprobleemide puhul võib pidamatus olla ka seonduv tegur ja nad oskavad seda ise välja tuua ja ise sellele tähelepanu pöörata. Ja mina tooks veel eraldi välja selle, et kui tõesti mehed lähevad tihtipeale arsti juurde nii-öelda viimse piiri peale, eks ole, et kui võtame mehed üldjuhul, väga hoolivad oma autost, on ju. Et võtame lähtuma sellest, et kui autoga peab minema tehnilise kontrolli ülevaatusele uue autoga, ütleme 5-3 aasta tagant, aga teatud vanusest peab juba 1 aasta tagant minema, on ju. Et samamoodi võiks mees võtta, olen noor, siis võib ka iga aasta minna, aga vähemalt iga 3 aasta tagant, aga kui juba 40 nii-öelda kukub, siis tegelikult peaks täpselt nii, nagu autoga käid iga aasta, lähed teed ka endale tehnilise ülevaatuse nii-öelda ära ja siis vastavalt sellele, et näiteks eesnäärme probleeme saab selgeks ühe lihtsa vereprooviga, et see on kõige alus. Et selles suhtes, et üle 60-aastastel on 80 meesterahval juba eesnäärmega mingi probleem, 40% hakkab nii-öelda lekkeid, hakkavad probleemid, aga ainult 30% jõuab arstile. Et see näitab seda, et see on väga puudulik ja ainuke, mida me saamegi, on see, et suunata, et mehed ise juba võtavad selle, et nad käivad iga aasta arstil ja siis on täpselt samamoodi. Kas vaadatakse üle toitumine, eluviisid, kõik sellised asjad või siis tuleb eraldi edasi saata juba eriarsti juurde, et sõltubki kõik sellest, mis tulemused tuleb, aga arstil tuleb käia ka ilma probleemideta just nimelt. Et õnneks, kui november oli ka meeste tervisekuu iga-aastaselt, on ju, siis ka jällegi toodi mingid teemasid rohkem üles, aga pigem võib-olla keskenduti ka sellised head teemad võib-olla, et sellised tabuteemad natuke jäävad tagaplaanile, et ka meie käisime näiteks õnneliku mehe konverentsil, eks ju, ja siis ka selliseid teemasid otseselt ei puudutatud, et vaimset tervist küll ja mees ja isa ja elukaaslane, eks ju, ja nii edasi, mehe roll üldse, aga sellised teemad, mis tegelikult on väga olulised ja nagu siin statistika näitab, ikkagi puudutab juba väga suurt hulki mehi, et siis võiks nendest teemadest juba hästi avatult rääkida, et juba seal seminari ruumis mul tekib tunne, et okei, kui siin reas on 12
17 meest, siis järelikult siit võib juba mingi numbri välja lugeda, eks ju, et see tunne, et ma ei ole selle teemaga üksi. Et ma ei ole kuidagi imelik või mul ei ole midagi viga, eks ju. Et kui täna nüüd mõni mees kuuleb seda, noorem mees, vanem mees, kuidas iganes, kuidas keegi ennast tunnetab, eks ju, et vanus on ju kõigest number, et kas see on kuidagi ravitav selles mõttes, et ei peaks tekkima seda hirmu, et kui nüüd täna mul on see teema, see on aktuaalne ja ma sellega ei tegele, et kas ma siis jäängi sellega? Ma võib-olla tulen selle eesnäärme teema juurde tagasi, sest see on nagu kõige suurem tegur, mis mõjutab meeste puhul seda riski pidamatuse tekkeks ja aga et välja tuua, et see on täiesti nagu normaalne nähtus eesnäärme suurenemine meestel, et see ei ole kuidagi mingisugune halvaloomuline asi, see on healoomuline eesnäärme suurenemine, et kui näiteks, et nii nagu inimestel kõrvad lähevad suuremaks vanusega, eks ju, nii lähevad meestel läheb eesnääre vanusega suuremaks, et kui ta võib alguses olla niisugune kreekapähkli suurune, 20-grammine, siis ta võib kasvada kuni poole kiloseks, niisuguseks sidruni suuruseks. Ja kujutage ette, et kui see eesnääre suureneb, siis see on täiesti normaalne, et ta surubki nende lihaste peale, mis kusejuha siis mõjutavad ja see ei ole kuidagi mingisugune terviseprobleem, millele ei ole lahendust ja just täpselt, et nagu me rääkisime, harjutused on see, mis aitab seda süvenemist peatada ja teiseks need tooted siis, mis aitavad ka seda igapäevast elukvaliteeti kasvatada ja ka tunda ennast nagu väärikana. Eks siis see tegelikult ongi seotud ikkagi natukene selle meie loomuliku keha olekuga ja vanusega, et kuidas keha üleüldiselt muutub. Et nii nagu naistel tekib erinevad muutused erinevas eas, eks ju, keha nii-öelda nagu ümber programmeerib ennast, eks ju, et siis tegelikult meestel samamoodi, aga see võib-olla see kuvand natukene on jäänud justkui nagu see oleks haiguslik või see oleks ebaloomulik või äkki ma kuidagi ise olen seda tekitanud või midagi valesti teinud, et kuidas sellega on, kas meestel just näiteks noorte meeste puhul ka, et kas seksuaalkäitumine mõjutab kuidagi sellise teema teket tulevikus või samal ajal või? Jaa, väga õigustatud küsimus. Seksuaalelu on täiesti trenni eest tegelikult. Et ka seal mehed pingutavad nii-öelda neid lihaseid, mis on vajalikud just vaagnapõhjalihaste treeninguks, et see on igati nii-öelda positiivne. Kui naised on erinevate hügieenitoodetega elus harjunud juba suhteliselt noorest east ja see on meile tavapärane, siis meeste puhul see ju nii ei ole. Miks see meie ühiskonnas ikka selline väga suur tabu kipub olema? See minu subjektiivne arvamus ongi, et see on lihtsalt nagu nii kaua, kui on maamuna peal elu olnud, siis naised on lapsi saanud ja need teemad nagu laste saamisega, rasedusega, kõige sellega seonduvalt on juba oluliselt varem ühiskonnas nii-öelda avalikus diskussioonis olnud, siis see on lihtsalt ajaga nagu vähem tabuteemaks läinud. Aga ma julgeks väita, et ka järjest enam ikkagi meeste pidamatuse teema väheneb nagu see tabumärk seal küljes, et järjest rohkem julgetakse olla seotud ka sellega ikkagi, et meil on hästi selline idealiseeritud ühiskond ja ideaalsed inimesed kogu aeg, siis sellised asjad, mis justkui on mingid kehale omased asjad, mis tegelikult on loomulikud, aga meile võib-olla ei tundu nii mugavad, siis me kuidagi paneme neile mingi sildi külge, et see justkui teeks meid ebatäiuslikuks. Jah, nii kindlasti ongi tegelikult. Et me tahame alati olla kõigest kõige paremad, eks ole, aga tegelikult see on, mis eluga kaasneb, et see on terviseseisund, see ei ole probleem, väga suurel määral tihti ta ei ole ka haigus, vaid seda saab nii-öelda väga kergelt reguleerida. Just, et selles suhtes, et see on pigem see, et me peame teadvustama, et see on täiesti loomulik elu osa ja tegelikult nii meestel kui naistel, et naiste puhul ma tooks veel välja, et naised on juba teismelisest saati harjunud iga kuu nii-öelda sidemeid kasutama, et sellepärast ei ole kunagi naisterahvastel ka probleem neid pidamatussidemete peale üle minna, sest see on nii-öelda loomupärane asi, mida on alati pidanud, et meestel on pigem see krõps peab käima, et ahah, mul on nüüd midagi sellist vaja ja siinkohal ongi ülioluline, et mehed
leiutavad ka igasuguseid asju, kuidas ennast nii-öelda päästa esialgu, et küll nad panevad WC-paberit, mida iganes nad välja mõtlevad, aga tegelikult esiteks nad ei ima, teiseks hakkab ebameeldiv lõhn tekkima, et kindlasti peab jõudma õigete abivahenditeni, et mees saaks tunda ennast edasi mehena, väärikana, aktiivset elu elada, kõik sellised asjad, et igal asjal on asi loodud ja täna tooted on meestele pidamatusele, et ei tasu muid asju ja näed, kui me lõikame sõrme, eks ju, paneme plaastri peale, see ei tundu kuidagi ebaloomulik, eks ju, aga kui me paneme teistmoodi nii-öelda selle imavuse, korrigeerime seda imavust, eks ju, siis see justkui tundub, et see on kuidagi kummaline. Kas täna toodete valikus on erisusi või on need sidemed, mis on ainukesed nii-öelda, et ilmselt võib tekkida kohe ju, kui praegu kuulab keegi meesterahvas, eks just tekib see tunne, et nagu need on sidemed, mida me oleme harjunud just täpselt eakate puhul pigem nägema, et need on paksud sellised, eks ju, nagu laste mähkmed rohkem, eks ju, ja siis kui sa kujutad ette, et üks meesterahvas nüüd läheb kontorisse ja kannab viigipükse ja peaks panema sellise asja endale pesu külge, eks ju, siis noh, ta päris kindlasti seda ei taha teha. Et aga millised need tänapäeva tooted on, mis teevad selle probleemi tegelikult võõrale silmale nii märkamatuks? Et võib-olla siin näidatagi natukene neid tooteid, millised need on spetsiaalselt meestele loodud, et tõesti, et kui meil ongi, me räägime siin mõningatest tilkadest, siis ka meestel on pesukaitsmed olemas täiesti ja kõige väiksem siis meeste side on siis täpselt nii suur, mis on tõesti pisikene, jääb märkamatuks seal aluspesu sees, et noh, ainukene võib-olla asi, mille peale mõelda, et see aluspesu oleks nagu piisavalt ümber, et ta püsiks ilusti paigal, aga täpselt nii nagu naiste sidemetel on tal ka siin taga see kleeps, millega ta kinnitada aluspesu külge, et on selline kolmnurkse kujuga, et katta kõik olulised piirkonnad ära ja tegelikult, et ta praegu küll sellest paberi seest välja võttes on selline natukene voldiline, aga ta aluspesu sees tekitab sellise kausi kuju ja kõik, mis peab sisse tilkuma õigesse kohta, et nii pisike ja nii märkamatu on see kõige väiksem. See tundub küll väga diskreetne, et pigem naiste tooted võib-olla ei ole nii diskreetsed isegi, et sellega on vaeva nähtud. Jaa. Tõesti väga märkamatu. Ja veel musta värvi ka lisaks sellele, eks ju, et ei ole valge selline, mis aga on neid ka erinevates toonides näiteks, kui võib-olla mõni meesterahvas kannab rohkem valget, eelistab. Või see tähendaks pigem, et on ainult värvivalikus on siis mustad tooted ja samamoodi on suurema imavusega on siis see hall toode. Et kõik nad on väga diskreetsed ja märkamatud, et tõesti, kui tänapäeval ongi, et aktiivsed inimesed lähevad treeningsaali, käivad tööl kõike, et kui kasutada seda toodet õigesti, siis tegelikult probleeme ei ole nii-öelda. Vähemalt ei ole kellelegi teisele tervisehäda nii-öelda silma paista, mitte keegi ei saa aru, et sa kuidagi ennast kaitsnud oled. Ja kui me räägime juba vanematest meesterahvastest, kellel võib olla juba vähe suurem see pidamatuse mure, siis on olemas ka spetsiaalsed imavad püksid meestele mõeldud. Et ei ole need klassikalised valged mähkmed, vaid on olemas siis halli värvi näiteks sellised püksid, imavad püksid, et kui on siuksed olukorrad, sotsiaalsed, aktiivsed olukorrad, kus inimesed kardavad võib-olla natuke, et need valged mähkmed jäävad paistma liiga kuskilt püksi ääre alt, et siis selline hall aluspesule sarnanev imapüks kindlasti on hea lahendus ja seda samasuguseid imavaid pükse on ka siniseid, tumesinist värvi. Teil on koduleheküljel ka väga head pildimaterjalid nende toodete kohta, kus tõesti on niimoodi, et täiesti tavaline harjumuspärane meesterahvas on ja siis ta kannab neid ja tegelikult tõesti mitte millegi alusel ei võiks silma järgi öelda, et nüüd on midagi sellist tema pesus või kuskil, et hästi diskreetsed on tõesti. Just, et kui ka värvlist näiteks mees kummardab, jääb tumesinine värv veel paistab, no mitte keegi ei saa aru, et see on mingi imav toode, vaid pigem ikkagi arvataksegi, et
see on aluspesu, et ei teki kahtlust üldse. Ja tegelikult võiksime ju jõuda selleni, et see peaks olema diskreetne, eks ju. Et see võiks olla nii, et kui mehed vahetavad riietusruumis riided, eks ju, siis nad tunnevad need võib-olla ära ja siis löövad patsu, et väga hea, tubli, et sa tegeled. Et see võiks olla ikkagi selline tunnustus rohkem. Sinna poole me võiks püüelda küll. Jah, et ühiskonnas oleks vähem neid teemasid. Mis veel võiks olla nende toodete või selle teema juures oluline, mida kindlasti märkida? Võib-olla nahahooldusest tuua välja, et loomulikult, et kui on kerge pidamatus, siis see nahahooldus ei ole nii võib-olla suur põhiline teema, aga kui on juba nagu pidamatus suurem, siis kindlasti intiimpiirkonna nahahooldus on ülioluline, sest et mida vanemaks me jääme, seda õhemaks meie nahk muutub ja seda hapramaks ta muutub, ehk siis uriin naha vastas võib väga kergesti tekitada nahaprobleeme, ehk siis see nahahooldus, naha niisutamine ja naha kaitsmine on hästi oluline, et kui me räägime juba natuke suuremast pidamatusest. See tuleb ilmselt sellest, et vanemas eas võib olla rohkem juba ka medikamente, mida inimesed igapäevaselt tarbivad ja siis ju tegelikult selle uriini nii lõhn, värvus kui koostis on palju happelisem ja see omakorda siis on selle naha vastu palju tugevam, eks ju, ja võib põhjustada erinevaid nahakahjustusi. Ja ma tooks välja ka seda, et tegelikult uriini pidamatuse puhul on oluline ka joomine, vee joomine. Et kui tihtipeale mõeldakse, et nüüd ma joon võimalikult vähe, et siis tuleb võimalikult vähe ka välja, siis tegelikult on nii, et siis on põhjapõletiku ohud ja muud hädad, et tegelikult jooma peab piisavalt, siis peab väga oluline on see üleüldine hügieen ja ka seda, et tegelikult võiks vähemalt iga 8 tunni tagant tooteid vahetada. Et selles osas, kui tulevad ka mõned tilgad ja tundub, et see nii-öelda side ju imab veel, siis tegelikult võiks ikkagi 8 tunni möödudes seda ära vahetada just nimelt, et nahaärritusi ei tekiks, et oleks hügieeniline ja iga kord peale vahetamist tegelikult tuleks siis ennast puhastada siis kas šampoon dušikeeliga, näiteks meie tootevalikus, või on ka, lähed kuhugile reisile, on keeruline, siis on niisked salvrätikud näiteks ääretult mugav, et sa saad üleüldiselt enda puhtuse eest hoolitseda ka ilma, et sul see duširuum või vann seal käe pärast. See on ka ise endale hästi selline mõnus tunne ilmselt, kui sa saad niimoodi aeg-ajalt värskendada ja see ei tee omakorda seda olukorda sulle kuidagi ebamugavaks. Just, ja siis tekib ka see, et kuigi täna tooted tagavad selle, et nii-öelda lõhna ei eritu, aga sellegipoolest sa tunned ennast hästi, kui sa tunned ennast puhtana iga kord, kui vahetad seda sidet, on ju. Mida veel võib-olla igapäevaselt, et lisaks sellele vee joomisele, mis sa mainisid, siis kohvi joomine on ka üks faktor, mille peale mõelda, et kui palju sa kohvi tarbid, et kui on pidamatus, siis kohvi joomist natukene vähendada, et me kipub see kohvi joomise kogus tihtipeale natukene liiga suureks minema, et piirata natukene seda, et sõnum ei ole see, et kohvi joomise peaks ära jätma, aga kindlasti, kuna kofeiin on vett väljutav, siis ta kindlasti annab nagu oma efekti sinna juurde. Kohvi ja tee tegelikult mõlemad on ju need, mis panevad neerud hästi tööle ja tegelikult neerud ja põis on ju 2 eraldi organit, et selleks, et põit nii-öelda hoida, peavad saama neerud ikka oma tööd teha, on ju, ja pigem see vee tarbimine, puhta vee joomine just vastupidi ju puhastab seda vedelikku, mis liigub omakorda põide, eks ju. Ja samamoodi alkoholi tarvitamine tegelikult aktiveerib põietegevust ja tänu sellele võib ka ootamatuid juhuseid tekkida ja samamoodi, et me tahame kõik, et ööuni oleks rahulik, on ju, et siis võiks eriti õhtuti mõelda, et võib-olla paar tundi enne magama minekut pole tõesti mõtet seda kohvitassi või seda jätaks saunaõlle ka ära, võib-olla on rahulikum ööuni, et see on ju ka oluline. Sest kogu see, enne oli ka juttu vaimsest tervisest ja pereelust, et siis ma ka just mõtlesin selle koha peale, et tegelikult see pidamatus on ka ääretult vaimsest tervist kurnav tegelikult, kui inimene ei võta, kui mees ei võta seda nagu loomulikku asja, mis on lihtsalt loomulik ja me peaks arstile minema ja küll me leiame lahendused, on ju, ja on ju väga head tooted selleks, millega ennast kaitsta, et see vaimse tervise pool saab väga mõjutatud, aga siin ongi, et võtta avameelselt, lugeda kirjandust, tänapäeval on väga head artiklid, et see on kõik
tavaline, täiesti normaalne asi. Ja lõppkokkuvõttes, mida varem sellega tegeleda, eks ju, nagu ikka, et me ei pane seda pead liiva alla, siis on võimalik nende harjutustega ka seda probleemi nii-öelda kaotada või ennetada, jah, et tegelikult võib nii ennetada, nagu Liina ütles, aga nagu ka sa ütlesid, kui juba tulevad tilgad, siis tegelikult vaagnapõhja lihaste harjutustega on võimalik ka probleemist lahti saada või terviseseisundist. Meile tegelikult ei meeldi sõna probleem, just, et sest see ei ole omakorda see on pigem natuke selline terviseseisund ja mis võibki olla ajutine. Ta ei pruugigi olla nii-öelda tulla ja jääda, ta ei pruugi püsiv olla, vaid ta ongi ajutine, aga selleks peab midagi tegema, et sellest saada nii-öelda mööda. Kas on mingeid selliseid märke või sellist võib-olla tunnet, mida inimene seespidiselt siis mees tunneb näiteks, mis võiks viidata sellele, et see teema võiks saada mõne aja pärast aktuaalseks? Vanus. Kas füüsiliselt võib olla mingit tunnetust, et võib-olla nagu mingite muude neeru- või põieprobleemide puhul võib olla see teema, et sa näiteks käid tualetis, aga sa nii-öelda see tunne, et sul sinna vaja minna, on ei kao ära. Et selline põie tühjendamine ei õnnestu nii-öelda. Kas mingid sellised märgid võivad olla ka, mis nagu eelnevalt võiks anda natukene signaali, et võib-olla peaks jälgima, võib-olla peaks minema kontrolli? Et ja kindlasti see tungiv vajadus nagu pidevalt tualetis käia, et see on kindlasti märk selle kohta, et võiks mõelda ja minna arstile kontrolli, et kui päevas on siuke juba 4-8 korda käid tualetis ja ka öösel sa ärkad selle pärast üles, et sa tunned, et on pidevalt vaja tualetti minna, siis see on kindlasti vihje. Teine vihje, mis on see, et tõesti kui köhatamisel, aevastamisel, millegi tõstmisel tekib see tilk, siis see on ka see märk, et ma arvaks, et need 2 asja on kindlasti, jah. Okei, mees kuulis saadet, võib-olla sõber kuskil rääkis, võib-olla jooksis vilksamisi sotsiaalmeedias mingi reklaam läbi. Läheb sinna apteeki, läheb poodi, kus neid tooteid üldse müüakse, kus ta neid saab või kus ta üldse teab, mida tal vaja on, ilma et ta enne võib-olla oleks jõudnud arsti juurde, järjekorrad võivad olla pikad, et võib-olla ta proovib seda kuidagi hakata ise lahendama, et läheb nii-öelda poodi ja hakkab seal lugema tagant pakendit, eks ju, mida ta peaks silmas pidama, mida jälgima? Kuna see on selline tabuteema, siis väga palju tehakse ka seda, et minnakse toidupoodi, võetakse sealt need naiste hügieenisidemed niimoodi sujuvalt sinna korvikesse, eks ju, et see on võib-olla esimene asi, et mida meeles pidada, et hügieniside ja pidamatusside on 2 erinevat asja, et hügieniside on mõeldud menstruatsioonivere ja vooluse kinnipidamiseks, mis tuleb oluliselt aeglasemalt ja väiksema kiirusega, aga uriin tuleb kiirelt ja on väga intensiivse lõhnaga, ehk siis pidamatusside on see, mis võtab selle vedeliku kiiresti endasse ja ta lukustab ka selle lõhna, et kindlasti peavad olema need spetsiaalsed pidamatussidemed. Et kust neid kõige parema valiku leida on kindlasti erinevad abivahendi firmad. Itak, Teresa, Invaru, neid abivahendi firmasid on üle Eesti palju. Kindlasti leiab ka apteekidest ja e-poodidest, et kui on soov jääda väga nagu diskreetseks, et siis kõikidel nendel firmadel ja apteekidel on ka e-poed. Mida siis valiku puhul silmas pidada, et võib-olla seda, et alustada alati kõige väiksemast tootest, eks ju, et ennem pigem väiksem kui suurem, eks ju. Just. Ja kui ikkagi on vaja nõustamist nii-öelda, et ise ei suuda otsustada, siis tegelikult abivahendikeskustes on töötajad, kes on selleks spetsialiseerunud ja nad saavadki sind nõustada, helistad ette, paned aja, lähed, räägid täpselt oma probleemist ja siis nad oskavad juhendada sind, et tihtipeale, kui sa lähed poest, sa ei saa mingit nii-öelda kuskilt küsida mingit tagasisidet, et abivahendikeskus on see, kust kõige paremat nõu tegelikult saada, et soovitame julgelt sinna pöörduda. No aga kui ikka ei julge, ikka on nii häbi. Kas siis on võimalik, ma just tahtsingi selleni jõuda, et on võimalik ka telefonis näiteks konsulteerida ja tellida endale koju, et oleks võib-olla esialgu kergem neid liigutusi teha. Kas me võiksime kunagi jõuda ka selleni näiteks, et tankletid müüksid meeste hügieenitooteid, nii nagu naiste omasid, et me jällegi ühiskonnas ja silma all muudaksime seda tavapäraseks, normaalseks, et me hakkaksime nägema neid asju? See ei ole ju võimatu. Miks mitte?
et see, kui see jääb lõpuks jällegi selliste abivahendikeskuste pärusmaaks, siis see tekitab võib-olla ka selle arusaama, et ma vajan abi, aga tegelikult see on ju normaalne. Et võib-olla kui ühel hetkel need tooted ka muutuvad selliseks silma all tavapäraseks nähtuseks, siis see ka aitab kaasa sellele ühiskonna mõistmisele. Et nii nagu naistel omad teemad, on meestel omad teemad, eks ju, nii nagu lastel omad teemad ja eakatel, eks ju, et see kõik on selline elukaare mingi osa. Just. Et see teeb meie elu mõnusamaks ja lihtsamaks. Just. Aitäh teile, Liina ja Daisy, tänast teemat siin meiega jagamast. Jällegi taaskord hästi oluline teema ja ma loodan, et täna, kui mõni mees erinevas vanuses seda kuules, siis tekkis kõvasti julgust juurde, et see ei ole üldse mingi teema, mida peaks häbenema, vaid pigem vastupidi, et järgmine kord, kui saan mõne hea sõbraga võib-olla kokku, siis küsin ta käest, et kuule, kuidas sul sellega on, et või jagan mõne lähedasega, kui ma tunnen, et võib-olla see teema mind puudutab, et võtan ka ise seda häbitunnet või seda tabut natuke siit maha, et me kõik saame selleks ju midagi ära teha siin ühiskonnas, et sellised teemad oleksid avatumad, arusaadavamad, mõistetavamad, aktsepteeritavamad, et kui me võib-olla mõnikord ka kuskil bussis või ühistranspordis märkame inimesi, kellel võib-olla on mingi lõhn juures või mis iganes, et me kohe ei kipuks sildistama, vaid et me võtaksime ka selliseid asju kui ühe loomuliku osana inimese elukaare osast. Et erinevad eluetapid toovad kaasa erinevaid nüansse. Just, see on normaalsus Just. ja lihtsalt julgust ja arusaamist ja kõik jõuavad lahendusteni. Aitäh teile! Aitäh ka teile, head vaatajad, meid kuulamast ja vaatavast. Mina olen saatejuht Katri Utso, kohtume juba järgmistes saadetes.